siit linnavalitsuse katuselt avaneb ka ilus vaade teie oma pilvelõhkujatele. Näidake, millised on teie majad siin panoraamis? Noh, kui vaatad, kui kohe näeb seda TD-torni sealt, see oli, kus me olime, see BC Place. Siin on vana Simpsoni torn, mis ehitati umbes 65. aastal ja siis see valge torn, see Bank of Montreal piimotorn, see oli esimene pilvelõhkuja, mille peal mina töötasin 72. aastal ja te näete, et seal on tellingud üleval ja terve see marmor, valge marmor, mida omanik sundis meid kasutama ja mina noore arhitektina ütlesin, et ei ole õige materjal. Nad kasutasid niikuinii Carrara marmorist, nüüd on üle $100 miljon ja pandakse, kõik see marmor võetakse ära, kuna väga palju on hakanud maha kukkuma ja asetakse kõik klaasiga, suurt klaasi paneelidega. Nii et 40 aastat hiljem saite teie oma õiguse? Jah, jäi peale, jah. Ma saan ütelda, I told you so, eks ju. Ütlesin teile nii, jah? Ja just. Ja. Ja siis muidugi seal taga, kus me lähme ka need tumedad tornid, need on need Toronto Dominion tornid ja selle üle oli suur poleemika, kuna nad olid esimesed kõrghooned Torontos. Kõik oli vana arhitektuur, Romanesque Victorian arhitektuur ja siis tulid 2 musta kasti nagu puusärki sinna. Ja küsiti Mies van der Rohe käest, et miks must ja ta ütles, et no must on üks Nobel värv, aga kõik teavad, must ei ole värv, ta on lihtsalt tühimik. Aga minu meelest, mida rohkem, need on nüüd 5 tükki seal, ja mida rohkem on teisi ehitusi, kõik nagu Rosoljet ümberringi ehitatud, see must kompleks on tõesti näeb nagu üks kompleks välja ja kõik teavad, et Toronto Dominion Center, nii et see on nagu me ütleme haaki keeles center ice, nagu keskjää on see koht.